tere kõigile! Täna vaatame erinevate kurikuulsate armukeste elusid ajaloos. Kogu selle glamuuri, rikkuse ja kuningliku tähelepanu taga olid lood, mida iseloomustasid skandaalid, manipulatsioonid, reetmised ja südamevalud. Need naised paelusid kuningaid, aadlikke ja võimsaid mehi, kuid nende elud võtsid sageli traagilise pöörde. Alates dramaatilistest armulugudest kuni laastavate langusteni, siin on 5 kurikuulsat naist, kelle eludega kaasnesid erakordsed tagajärjed. Gladys Deacon oli 20. sajandi vahetusel tuntud kui üks suurimaid kaunitare. Kuid tema elust sai traagiline lugu, mida mõjutasid eksperimentaalse ilukirurgia katastroofilised tagajärjed, segane armuelu ja tema vaimse tervise järk-järguline halvenemine. Liitu minuga, kui uurime tema lugu. Gladys Marie Deacon sündis 7. veebruaril 1881 Pariisis Brighton hotellis. Ta oli 5 lapsest vanim, Edward Parker Deaconi ja Florence Mary Deaconi tütar. Edward pärines jõukast ja kunagi väga silmapaistvast perekonnast Ameerika Ühendriikide Bostoni linnast. Florence oli kontradmiral Charles Henry Baldwini tütar, kes oli mereväe komandörina teeninud 1846–1848 Mehhiko-Ameerika sõjas ja 1861–1865 Ameerika kodusõjas, teenides endale maine kui üks Ameerika parimaid mereväejuhte. Edward ja Florence abiellusid 1879 aasta hiliskevadel ning vähem kui 2 aastat hiljem sündis Gladys. Gladysi varajane elu oli äärmiselt tormiline, suuresti tema vanemate käitumise tõttu. Hoolimata nende kasvavast laste hulgast polnud nende abielu õnnelik ning aastate jooksul viis see truudusetuseni. Üks neist osutus lõpuks saatuslikuks. 1892 aasta kevadel, vahetult pärast Gladysi 11 sünnipäeva, tulistas tema isa ja tappis Emile Abbé. Oma naise armukese ühes korteris Hotel Splendidis, Cannes'i linnas Prantsuse Rivieral, mille Florence ja Emile olid üürinud. Edward saabus sinna ette teatamata ning pärast seda, kui ta kuulis oma naist ja tema armukest toas rääkimas, veenis ta hotelli personali ukse avama, enne kui tulistas Abbé maha. See oli aeg, mil raha ja mõjuvõim suutsid kergesti kõrvale heita nii tõsise süüdistuse nagu mõrv, ning Edward suutis saavutada, et juhtum kvalifitseeriti ümber tapmiseks, mille eest ta mõisteti vaid 9 aastaks vangi. Seejärel andis armu Prantsuse valitsus talle. Sel hetkel saadeti Gladys lühikeseks ajaks kloostrisse, kus tema ema ta vaid mõne nädala pärast sisuliselt röövis, et tagada, et ta ei satuks uuesti oma isa hoolde. Varsti pärast seda lahutasid Gladysi vanemad abielu. Ta oli sunnitud naasma Ameerikasse, et elada koos oma isaga tema kodukandis Uus-Inglismaal. Sellel perioodil õppis ta Massachusettsis Howard seminaariumis. Tema isa vaimne tervis halvenes järgnenud aastatel ning 1899 aastal paigutati ta Uus-Inglismaal McLeani vaimuhaiglasse. Ta suuri 2 aastat hiljem, 1901 aastal, mil Gladys ja tema 3 ellu jäänud õde-venda pärisid kumbki veerandi märkimisväärsest pärandusest. Selleks ajaks olid Gladys ja tema õed-vennad naasnud Euroopasse, et elada koos emaga Prantsusmaal, kuigi nad külastasid regulaarselt ka Itaaliat ja Inglismaad. Ajaks, mil tema isa paigutati raviasutusse, oli Gladys sirgunud kauniks nooreks naiseks, keda joonistasid ja maalisid paljud tunnustatud Belle Epoque'i kunstnikud Pariisis. Kuulus prantsuse kirjanik Marcel Proust ütles tema kohta: "Ma pole kunagi näinud tüdrukut, kellel oleks nii palju ilu, nii suurepärane intelligentsus, nii palju headust ja sarmi." Seetõttu seostati teda romantiliselt paljude Lääne-Euroopa aadlikega alates 1890. aastate lõpust, sealhulgas Preisimaa kroonprintsiga. Üks neist oli eriti oluline 1897 aastal. Kui ta oli alles 16-aastane, kutsuti Gladys Inglismaale, Blenheimi paleesse, mis oli Spencer Churchilli perekonna residents. Selle perekonna pea oli Charles Spencer Churchill, Marlborough 9. hertsog. 1895. Nolle aastal abiellus Marlborough Consuelo Vanderbiltiga, äärmiselt rikka Ameerika päriannaga, kes kuulus Vanderbiltide raudtee ja terase impeeriumi perekonda. See abielu päästis Spencer Churchilli perekonna kroonilisest rahalisest kitsikusest, milles nad tol ajal olid.
kuid kuigi Marlboro ja Vanderbiltide liit oli rahaliselt ja sotsiaalselt kasulik, ei olnud see õnnelik abielu. Ja kui Gladys Marlboroga lähemalt tuttavaks sai, sattus ta peagi hertsogiga abielluvälisesse suhtesse, mis kestis üle 2 aastakümne, enne kui hertsog ja tema esimene naine lahutasid. 20. sajandi algus oli märkimisväärne ka selle poolest, et Gladys sattus ühe maailma varaseima tuntud ebaõnnestunud ilukirurgia juhtumi keskmesse. 1903 aastal, kui ta oli vaid 22-aastane ja hoolimata oma tunnustatud ilust, läbis Gladys varajase ilukirurgia protseduuri, mille käigus süstiti tema ninna ja lõuajoonele parafiini, et anda neile selgem kuju. See varajane botoksi süstide eelkäija ei olnud edukas. Parafiin tema lõuajoones kogunes lõua ümber, moodustades suured tükid, mis jäid talle kogu eluks. Vaatamata sellele tagasilöögile jäi ta 20. sajandi alguse kõrgseltskonna jaoks väga huvipakkuvaks isikuks. Ta oli väga hästi loetud, kuid samas ka tabamatu. Näiteks võis ta olla samaaegselt seltskondlik ja eraklik. Sageli otsis ta kirjanike ja kunstnike seltskonda, kuid loobus siis ootamatult neist sõprussuhetest näiliselt ilma põhjuseta. Mitmed naist sõprussuhetest viisid selleni, et temast maaliti aastate jooksul portreesid, eriti tuntud Itaalia kunstniku Giovanni Boldini poolt, kellele Gladys poseeris 1901 aastal. Ja umbes samast ajast pärineb ka teine maal, John Singer Sargentilt, Ameerika päritolu kunstnikult, keda peeti 1900. aastate Inglismaal üheks juhtivaks portreekunstnikuks. Viimane neist võis olla maalitud pärast Gladysi ebaõnnestunud iluoperatsiooni, kuna maalil on tal alumise näoosa ümber mähitud loor. Vaatamata ebaõnnestunud iluprotseduurile jätkus tema suhe Marlboro hertsogiga kogu 1901. ja 2. kümnendil. Selle perioodi vältel oli hertsogi abielu sisuliselt avatud suhe ning Consuelo oli ise suhtes prantslasega nimega Jacques Balzan, kes oli Euroopa lennunduse varajane teerajaja. Lõpuks 1921 aastal leppisid Consuelo ja hertsog kokku lahutuses, et jätkata oma muid suhteid. Consuelo abiellus peagi Balzaniga, samal ajal kui Gladys ja Marlboro hertsog abiellusid Pariisis hiljem samal aastal. 25. juunil. Kummalisel kombel ei osutunud Gladysi ja hertsogi abielu pärast 20 aastast poolsalajast kurameerimist õnnelikuks. 1920-ndateks hakkas Gladys, kes oli nüüdseks 40-ndates ja jõudmas vanusesse, mil tema isa psüühiline seisund hakkas lagunema, ise tõsiseid vaimse tervise probleeme kogema. Ka tema isa-ema oli oma hilisematel eluaastatel vaimsest ebastabiilsusest kannatanud. Tema vaimse tervise probleemide geneetilisele komponendile lisandus kogu elu kestnud moonutus, mille põhjustas ebaõnnestunud ilukirurgia, ning samuti tema ja Marlboro võimetus lapsi saada. Kõigi nende asjaolude tõttu muutus hertsogi ja Gladysi suhe Blenheimi palees üha pingelisemaks. Tuleb öelda, et nende pingete eest kandis suuresti vastutust Gladys ise. Esiteks nõudis Gladys, et palee peamiste portikuste ja ukseavade kohale maalitaks suured maalid tema silmadest. Seejärel tekkis Gladysel kinnisidee Blenheimi spanielite aretamise ja kasvatamisega. Tema naise ülemäärane kirg koerte kasvatamise vastu ei meeldinud hertsogile sugugi. Olukord halvenes veelgi alates 1927 aastast, pärast hertsogi pöördumist Rooma katoliku usku. 1920. aastate lõpuks hoidis ta öösiti oma voodi kõrval revolvrit, juhuks kui hertsog, kes selleks ajaks magas juba eraldi ruumides, peaks proovima teda külastada. Ühel korral Blenheimi õhtusöögil tuli Gladys alla õhtusöögile relvaga ja pani selle enda kõrvale lauale, kui ta istus kogunenud külaliste ette. Kui üks julge külaline küsis temalt, mida ta revolvriga teeb, vastas Gladys, tsiteerin: "Ma ei tea. Võib-olla lasem Marlboro lihtsalt maha." Ta oli tuntud ka selle poolest, et rääkis oma abikaasast alandavalt, väites, et ta abiellus pigem majaga kui mehega. 1930. alguseks oli Marlborol oma naise üha ettearvamatumast käitumisest ilmselgelt küllalt saanud. Ta kolis 1931 aastal lühikeseks ajaks Blenheimist välja, kuid ainult selleks, et kavandada Gladysi enda paleest välja tõrjumist.
1933 aastal vallandas ta kogu tema teenijaskonna ja käskis tal lahkuda. Nende abielu oli sisuliselt läbi, kuigi nad ei lahutanud kunagi, sest Marlborough suri enneaegselt 1934 aasta suvel, kui lahutuspaberid olid alles menetluses. Gladysel ei puudunud võime end rahaliselt ülal pidada pärast lahkuminekut Marlborough'st. Ja nii kolis ta koos oma paljude koertega elama Põhja-Oxfordshire'i ning elas seejärel kord seal, kord oma teises kodus Grange Farmis, Chacumis, Northamptonshire'is. Siiski tema käitumine jätkas halvenemist. Ühel hetkel, kui ta oli Marlborough'st lahus ja ajakirjanik tema poole pöördus ning temalt küsis, kallas ta ajakirjanikule ämbriga vett pähe. Üldisemalt öeldes muutus Gladys alates 1930. aastate keskpaigast üha enam eraklikuks. Tal oli piisavalt vara, et ta sai ülejäänud maailma välja lülitada ja end sisuliselt ümbritseda vaid oma arvukate lemmikloomadega. Eluloo kirjutajad on väitnud, tuginedes nende inimeste ütlustele, kes tundsid teda alates 1930. aastate keskpaigast, et temast sai üha suurem fanaatik. Kes nautis mälestusi oma varasest elust Pariisi, Londoni ja Rooma kunstiringkondades ja kõrgseltskonnas. Sellel ajal tundis ta selliseid isikuid nagu Marcel Proust, impressionistist maalikunstnik Claude Monet ja skulptor Auguste Rodin. Kuid 1950-ndateks oli tema käitumine muutunud piisavalt ettearvamatuks, et võimud ei saanud seda enam eirata. Näiteks oli tal kombeks helistada inimestele, keda ta polnud aastakümneid näinud, või isegi täiesti võõrastele inimestele keset tööd. Ta oli tuntud ka selle poolest, et ähvardas tulistada kohalikke lapsi, kes üritasid tema õunaaeda õunu korjama minna, ja mingist hetkest hakkas kohalik kogukond kartma, et ta võibki oma ähvardused täide viia. Seetõttu paigutati ta 1962 aastal St Andrews psühhiaatriahaiglasse. Siil jäid endiselt huvitavaks patsiendiks, säilitades jätkuvalt huvi poliitika ja ühiskonna vastu ning pidades päevikut. Kõik see jättis mulje, et ta oli täiesti selge mõistusega, kuid tema käitumine võis sama kiiresti muutuda keeruliseks. Gladys Deacon suri lõpuks St Andrews psühhiaatriahaiglas 13. oktoobril 1977, olles 96-aastane. Tamati Chakumi Kirikuaias Northamptonshire'is. Gladysi lugu on aastate jooksul korduvalt jutustatud, eriti Hugo Vickersi elulooraamatus ning tema elu ilukirjanduslikes versioonides, nagu Michelle Gable'i romaanis Kohtume Pariisis ja Robin Page'i raamatus Surm Blenheimis. Tänapäeval näeb Blenheimi palee külastaja endiselt tema maalitud silmi külalisi uste kohalt piilumas. Samal ajal asub sisehoovis paar kivist sfinksi. Need telliti, tähistamaks tema kolimist Blenheimi hertsogi teise naisena 1920. aastate algusesse, abielus, mis lubas palju, kuid pakkus nii vähe. 1904 aasta suvel kihas New Yorgi linn skandaalist. Miljonäär John Platt süüdistas Hannah Eliast, eraklikku mustanahalist naist salapärase minevikuga, väljapressimises summas $685 000, mis tänapäeval oleks peaaegu $30 miljonit. See tegi Eliast väidetavalt Ameerika rikkaima ja kurikuulsama mustanahalise naise. Liitu minuga, kui uurime tema lugu. Hannah Eliase täpne sünnikuupäev ei ole teada, kuid ta sündis Philadelphias 1865 aastal, mil lõppes Ameerika kodusõda. Tema isa oli Charles Elias, kokk ja toitlustaja, kes oli abiellus Mary Eliasega. Charles oli segatud Aafrika, Ameerika ja Põlis-Ameerika päritolu ning Hannah ema Mary oli samuti üsna heleda nahaga. See põhjustas selle, et Hannah nahatoon oli heledam, mis mängis tema hilisemas elus rolli, nagu me hiljem näeme. Hannah kasvas üles väga suures majapidamises. Ta oli üks oma vanemate 9 lapsest. Nad elasid toonases linna kõige jõukamas afroameeriklaste rajoonis, kuid kuna nende pere oli nii suur, siis kuigi Charles teenis hästi, polnud nad sugugi rikkad. Sellegipoolest peeti perekonda lugupeetuks ja nad liikusid kindlalt ülespoole sotsiaalmajanduslikul redelil. Charles kolis nad lõpuks suuremasse majja, kus nad elasid piirkonnas koos Philadelphia advokaatide ja juhtivate mustanahaliste ärimeestega. Tema ja ta õed-vennad käisid avalikus koolis ning said korraliku hariduse.
Peale selle ei tea me Hannah kasvatuse kohta eriti palju. Alles siis, kui tema õe Hattie pulm toimus 1884 aastal, kui Hannah oli umbes 19 aastat vana, algab tema lugu tõeliselt. Enne pulma oli Hannah hakanud töötama ühe jõuka naise majapidamises Philadelphia põhjaosast. Hiljem selgus, et enne oma õe pulma otsustas Hannah nii-öelda laenata oma tööandja garderoobist kalli kleidi. Hattie pulmas märkisid paljud, kui uhke ja peen oli Hannah kleit. Ühe külalise sõnul oli ta õhtu kaunitar. Asjad ei lõppenud aga sellega. Võib-olla kavatses Hannah kleidi tagasi viia sinna, kus ta selle võttis, ja lootis, et tema tegu jääb täiesti märkamata. Kuid mõni päev hiljem, enne kui ta tööle naasis, ilmusid politseinikud Eliase koju ja arreteerisid Hannah. Tema tööandja märkas, et kleit oli kadunud ja sai aru, et selle pidi võtma Hannah. Need olid ajad, mil afroameeriklastel ei olnud Ameerikas just eriti laialdast õiguslikku kaitset, kui neid kahtlustati kuriteos valge inimese vastu. Sama õhtu jooksul viidi Hannah kiiresti kohtu ette ja ta mõisteti varguses süüdi. Talle määrati 4 kuu pikkune vanglakaristus Moyamensingi vanglas Philadelphias. Seal hoiti teda koos umbes 42 naisega eraldi osakonnas. Ülejäänud vanglas olid peamiselt mehed, kellest paljud olid seal vägivaldsete ja kirjeldamatute kuritegude eest. Ta pidi siin kandma kogu oma 4-kuulise karistuse ning just nüüd pöördus tema elu pimedale teele. Hannah varajane kokkupuude kuritegevusega mõjutas kogu tema ülejäänud elu. Kui ta oli oma karistuse ära kandnud ja üritas koju tagasi pöörduda, ei lubanud tema isa tal enam koos ülejäänud perega elada. Ilma rahata ja elukohata triivis ta põhja poole, New Yorki. Seal hakkas ta kiiresti ennast ära elatama ainsal viisil, mille peale ta nii ruttu tuli. Temast sai prostituut. See oli linna Tenderloini linnaosas New Yorgi piirkonnas, kus oli palju hotelle ja kus lõbutüdrukud öösiti kogunesid. See polnud Hannale siin lihtne algus. Ta jäi rasedaks 1885. aastal ja sünnitas 1886. aasta alguses tütre, kellele pani nimeks Clara ning andis ta lapsendamiseks. Mitte kaua pärast seda saadeti ta kohtusse prostitutsiooni eest ja mõisteti kuuks ajaks vanglasse Roosevelt Islandile East Riveris. Hannah pääses peagi välja ja sai kiiresti targaks selles, kuidas ta oma asju ajas. Ta hakkas ka väitma, et on kuubalanna, kuna tal oli heledam nahatoon. Varsti teenis Hannah piisavalt, et üürida endale elukoht ja ellu jääda. Ta jätkas samas vaimus veel palju aastaid. Ta sai nii edukaks, et hakkas teenima palju lisaraha ning ostis kinnisvara, mida ta välja üüris, et täiendada oma sissetulekuid. Paljud neist asusid Uptown Manhattanil, Central Parkist põhja pool, praeguse Harlemi äärealadel. See polnud veel afroameeriklaste kogukond ning paljud vanad New Yorgi perekonnad elasid endiselt piirkonnas, mis oli algselt rajatud Hollandi asulana juba 17. sajandil. Hannah jagas oma aega Manhattanil asuva elukoha ja luksusliku rannamaja vahel, mis kuulus talle Far Rockaways Long Islandi Atlantic Beachi lähedal, kuid siiski veel Queensi linnaosas. 1900. aastate alguseks elas Hannah luksuses. Teda teenindasid teenijanna, ülenteener ja kogu majapidamispersonal. Kuid sosinad tema varanduse kohta muutusid üha valjemaks ja peagi paiskus tõde tema rikkuse taga üheks New Yorgi suurimaks skandaaliks. Mitte kaua pärast seda, kui Hannah oli 1885. aastal New Yorki kolinud, külastas teda John R. Blatt. Sel ajal oli ta jõukas New Yorgi ärimees oma 60. eluaastates. Sündinud 1820. aastal oli ta oma raha teeninud klaasplaatide müügiga. See esimene külastus muutus peagi tihedamaks armusuhteks pärast seda, kui Blatt kohtas Elias taas 1887. aastal Manhattanil. Tükk aega enne mobiiltelefone või kaasaegset suhtlust, kui Tenderloini linnaosa naised sageli kolisid, et vältida politseireide, leidsid Hannah ja tema armuke salajase viisi ühenduse pidamiseks, nagu ka paljud teised. Kasutades nimesid Bessie ja Papa, panid nad New Yorgi ajalehe kuulutuste rubriiki kodeeritud kuulutusi, mis andsid teada, kus nad igal õhtul viibivad. Ja Hannah ja Johni ööd polnud lihtsalt põgus armuafäär. Nende salasuve kestis aastaid.
John Platt oli abielus mees ja tuntud tegelane New Yorgis. Diskreetsus oli hädavajalik ja ta hindas seda, et Hanna oli väga salatsev. Platt hakkas talle peagi raha andma ja seda palju. Hiljem väidetakse, et ta hakkas talle andma $2,000–6,000 vahel kuus, mis tänapäeva rahas oleks umbes $70,000–210,000. Ta andis talle ka nõu, kuidas seda raha kasutada kinnisvara ja aktsiate ostmiseks. Ei läinud kaua aega, kuni temast sai jõukas inimene. Lõpuks üks maailma jõukamaid naisi ja võib-olla kõige rikkam mustanahaline naine Ameerika Ühendriikides. Üks Hanna varajasi investeeringuid, mida juhendas John Platt, oli maja tema perekonna kodu lähedal, kus ta hakkas tube välja üürima. Ühel õhtul 1895 aastal tuli Platt külla. Üks üürnik, Cornelius Williams, mustanahaline mees, kes tol ajal seal elas, avas ukse ärritunult. Kui Platt, kasutades oma varjunime Mr. Green, küsis, kas pererahvas on kodus, lõi Williams ukse talle nina ees kinni. Hiljem küsis ta teenijalt, kes see mees oli ja teenija ütles talle, et see oli Mr. Green. Mõni nädal hiljem viskas Elias Williamsi majast välja. Ta oli temasse kinnisideks muutunud ja väljatõstmine mõjus talle rängalt. Veendunud, et süüdi oli salapärane härra Green, lahkus ta raevunult ja vandus kättemaksu saada. 8 aastat hiljem, külmal novembri pärastlõunal aastal 1903, naasis Andrew Haswell Green Central Parki ja New Yorgi avaliku raamatukogu vaikne geenius pärast verelõunasööki koju. Kui ta oma kodutreppidele lähenes, ootas teda Cornelius Williams, paranoiline, eksiteel ja endiselt kinnisideeks saanud. Ekslikult pidades Greeni Plattiks, tõmbas Williams välja revolvri ja tulistas. Green kukkus sinna, kus ta seisis, teadmata kunagi, et temast oli saanud traagiline ohver kättemaksus, millega tal polnud mingit pistmist. Cornelius Williams mõisteti hiljem kohtu alla, kuulutati hullumeelseks ja veetis oma ülejäänud elu vaimuhaiglas. Juba 1890 aastal abiellus Hanna afroameeriklasest raudteetöölise Christopher Smithiga, kuid hoolimata sellest abielust jätkus tema suhe Plattiga. Smith lahkus lõpuks 1897 aastal, väites, et tema jaoks oli naise suhe Plattiga talumatu. Et Smith vaigima sundida, maksis John salaja kulisside taga tema juriidilised probleemid kinni ning andis Hannale veelgi rohkem raha, et kõik see saladuseks jääks. Selleks ajaks oli Platti enda naine surnud ning ta ei raisanud aega, ostes Hannale uhke linnamaja Central Parki lähedale, et teda sagedamini näha. Kuid aastate möödudes muutus Platt rahutuks. Süü, aahnus või hirm, midagi keerdus tema sees. Ja kui ta lõpuks murdus, paiskus nende kirglik salasuhe üheks metsikumaks skandaaliks, mida New York kunagi näinud oli. Hannas suhe Plattiga oleks tänapäeval vaevu teada, kui poleks olnud erakordseid sündmusi, mis said alguse 1904 aasta suven. Sel ajal esitas Platt Hanna vastu kohtuhagi, süüdistades teda selles, et naine oli aastate jooksul temalt välja pressinud tohutu summa raha, et vaikida tema esimesest külastusest naise juurde. Aja jooksul oli tegemist olnud jahmatavalt suure rahasummaga. Platt väitis, et kokku oli Hanna temalt väljapressimise teel saanud veidi üle $685,000. Raha ajaloolise väärtuse arvutamine võib olla keeruline, eriti pikkade ajaperioodide ja muutuvate majanduste puhul. Siiski võime järeldada, et antud juhul on see summa tänapäeval ligikaudu $30 miljonit. Selline suur rahasumma köitis New Yorgi elanike tähelepanu ning mitu kuud kajastasid ajalehed innukalt iga selle juhtumi pööret ja arengut. Platt pakkus värvika vabanduse selle kohta, kuidas ta esmakordselt Eliasega kokku puutus. Ta kinnitas, et ta ei olnud tema juurde läinud kui lõbunaise juurde. Ei, tema sõnul algas see kõik 1880ndate lõpus, kui ta väidetavalt sattus massaažisalongi, mida Elias juhtis, otsides leevendust raskest reumast, mitte midagi intiimsemat. Seejärel väitis ta, et külastas Eliast uuesti 1890ndatel ja hakkas teda rahaliselt aitama, et avada üürimaja. Siis Paul Platti sõnul oli ta saanud Eliase pahatahtlikkuse tahtmatuks ohvriks. Ta väitis, et Hanna oli hakanud teda šantažeerima. Kui ta ei jätka talle suurte summade andmist, läheks Hanna tema pere juurde ja väidaks, et Paul on aastaid tema juures kirglikke öid veetnud.
Platt oli silmapaistev liige New Yorgi äriringkondades ja politsei võttis tema väiteid tõsiselt. Hanna ei olnud siiski koostööaldis. Kui politsei temaga esimest korda ühendust võttis, keeldus Hanna ülekuulamisele tulemast. Seejärel tungisid nad tema ridamajja ja konfiskeerisid kõik, mis nende arvates võis juhtumiga seotud olla. Ta viidi Alam Manhattani Tombsi vanglasse, mis on kurikuulsalt sünge ja külm koht. Hanna veetis mitu pingelist päeva vangla külmade seinte vahel, kuid siis ootamatu pöörde käigus vabastati ta järsku. Uurijad jõudsid järeldusele, et puuduvad tõendid tema väite toetuseks, et Hanna oleks teda šantažeerinud. Vaatamata tohututele summadele selgus, et Platt oli raha aastast aastasse vabatahtlikult üle andnud. Järgnenud nädalatel sai selgeks, et Platt oli juhtumi algatanud vaid poole südamega. Tegelik surve tuli tema perekonnalt. Kui nad avastasid varanduse, mille ta oli vaikselt ära andnud, tekkis paanika. See, mida nad arvasid olevat tohutu päranduse, oli peaaegu kadunud ja nad tahtsid kedagi süüdistada. Kui Platt võttis süüdistused tagasi, kuna politsei ei leidnud nende toetuseks midagi, võttis tema perekond asja enda kätte ja vedas Hanna tsiviilkohtusse, et raha tagasi saada. Aga nagu varemgi, jäid nad tühjade kätega. 1905 aasta alguseks hakkas lugu vaibuma ja Hanna mõisteti õigeks. Kogu see juhtum oli kummaline ning näitas 20. sajandi alguse New Yorgi rassipoliitikat. Näiteks tundusid ajalehed loo kajastamisel olevat rohkem huvitatud Hanna rassilisest taustast kui juhtumist endast ning mõned neist väitsid isegi, et ta oli välismaal sündinud naine. 1900. aastate keskpaik oli Euroopa sisserände tippaeg New Yorki ning sensatsioonilised pealkirjad välismaise prostituudi kohta, kes petab abitut 80-aastast meest, levisid kulutulena. Skandaal paljastas linna sügavad hirmud ja kahtlused seoses uustulnukate kasvava lainega, mis nende maailma raputas. Hanna jäi paljudeks aastateks New Yorki. Ta elas Harlemis asuvate arvukate kinnisvaraobjektide üürist ning lõpuks kolis ta ise Manhattanile üles linna, kus ta sai pärast 1904 aastal saadud soovimatut kuulsust elada suurema anonüümsusega. Platt suri 1908. aastal ja jättis maha vara, mille väärtus oli $10,000, tänapäeva rahas umbes 350 000, mis oli tema kunagise suure varandusega võrreldes tagasihoidlik summa. Pole üllatav, et Hanna ei saanud sellest midagi ning ta ei osalenud ka matustel. 1910. aastatel osales ta mitmetes kinnisvaratehingutes Harlemis, kui see piirkond hakkas arenema jõukate afroameeriklaste pelgupaigaks, mis eelnes 1920. aastate Harlemi renessansile. Hanna ei näinud sellest afroameerika kultuuri plahvatusest piirkonnas kuigi palju. 1923. aastal, olles väsinud oma kestvast kurikuulsusest New Yorgis ja võib-olla ka selleks, et vältida mitmeid kohtuasju oma kahtlase finantstausta tõttu, otsustas ta lõplikult lahkuda. Tema ja tema teener, jaapanlane nimega Kato, astusid laevale, mis suundus Euroopasse, ega naasnud enam kunagi. Hanna asus seejärel elama Prantsusmaale. See, mis pärast seda juhtus, on müütide allikas. Ühe loo järgi suri ta Pariisis. Teise väite kohaselt lahkus ta elust luksuses Prantsuse Rivieral 1920. lõpus. See oli värvikas lõpp värvikale elule. Ühel päeval, 1900 aastal Pariisis, astus ühe kindla kuninga saadik Prantsuse pealinna bordelli. Ta tegutses oma tööandja 64-aastase Leopold II nimel. Tüdruk, keda ta otsis, oli Caroline Lacroix, vaid 16 aastat vana. See tähistas ühe Euroopa kõige skandaalsema kuningliku armuloo algust, mis tegi Lacroix Belgia kõige vihatumaks naiseks ja samal ajal mitmekordseks miljonäriks. Niisiis, uurime tema lugu. Kuigi teda tuntakse täna peamiselt kui Caroline Lacroix, sündis naine, kellest sai Belgia kuninga armuke, tegelikult nime all Blanche Celia Josephine de Lacroix. 13. mail 1883 Bukaresti linnas Rumeenia kuningriigis. Tema isa oli mees nimega Jules de Lacroix, ema aga Katariina Josephine Sabil. Tema varase elu üksikasjad on piiratud ja omandanud omamoodi müütilise kvaliteedi, kuna hiljem tema elus juhtunu tõttu. Ühe loo järgi oli ta oma vanemate 13. laps. Teised väidavad, et tema isa oli Prantsuse diplomaat, kes töötas Blanche'i sünni ajal Bukarestis
samas kui mõned kirjeldavad teda tagasihoidlikumalt kui Prantsuse saatkonna koristajad selles linnas. Teised allikad viitavad, et lisaks oma tööle tegeles ta Rumeenias ka juhuslike äriettevõtmistega, kuna selle riigi naftarikkus muutis selle Euroopa industrialiseerumise ajal majanduslikult oluliseks. Mis iganes tõdega poleks, tundub igatahes, et pere ei saanud rikkaks. Blanche pidi nooruses töötama baaridaamina ja 1890ndate lõpuks, kui ta oli alles teismeline, töötas ta juba bordellis. Seal hakkas ta kasutama nime Caroline. Belle Epoque'i aegses Pariisis oli selles ametis tavaline kasutada varjunime ning ei läinud kaua, kuni ta pälvis mõnede väga tähtsate isikute tähelepanu. Ilmselt oli Carolina 1900. aastaks, kui ta lähenes oma 17. sünnipäevale, juba endale nime teinud. Ja just sel ajal külastas Prantsuse pealinna Leopold II, kes oli olnud Belgia kuningas alates 1865. aastast. Sel ajal oli Carolina armusuhtes Antoine-Emmanuel Turioga, endise Prantsuse sõjaväelasega, kes oli temast 18 aastat vanem. Turiot tegutses ka sisuliselt nagu tänapäevane kupeldaja, korraldades talle kohtumisi rikaste klientidega. Nad olid kummaline paar. Turiotil oli hasartmängu sõltuvus ja kuigi naine tõi raha sisse, olid nad pidevalt võlgades, elades pealinna luksuslikus Élysée Palace'is. Just sel ajal külastas Leopold Prantsusmaad ja kuulis Caroline Lacroix'ist. Teda kirjeldati kui keskmisest pikemat täidlase kehaehitusega, kuid graatsilist naist, kellel oli kaunis jume ja rikkalik kastanpruun juuksepahmakas. Huvitatud Leopold saatis siis ühe oma töötajatest Élysée paleesse, kus too ütles: "Madame, ma olen saadetud teie juurde härrasmehe poolt, kes on teid märganud. Ta on väga kõrge isik, kuid tema kõrge positsioon sunnib mind tema nime saladuses hoidma." Kohtumine Leopoldiga korraldati juba järgmiseks päevaks. Caroline'i mälestuste raamatu järgi, mille ta avaldas aastakümneid hiljem, sai temast kohe Leopoldi armuke, kuna ta kutsus Caroline'i endaga Austriasse reisima. Pärast esimest kohtumist jõuti kokkuleppele, mille kohaselt maksti Turiotle kompensatsioon. Kui uudis nende suhtest lekkis, sai Leopoldo seotus Delacroix'ga kiiresti avalikuks skandaaliks. Kuigi tal oli varemgi armukesi olnud, teenides hüüdnime Belgia ja kaunite naiste kuningas, oli tema suhe Caroliniga erinev kõigist eelnevatest. Alustuseks oli ta uhke, terava iseloomuga ja halvasti haritud lihtinimene, kes oli töötanud prostituudina, samal ajal kui tema oli temast peaaegu pool sajandit vanem. Leopold oli samuti endiselt abiellus oma kaua kannatanud abikaasa Marie Henrietega Austriast, kellega tal oli 4 last. 3 tütart, kes olid veel elus, ja poeg, kes suri lapsepõlves. Marie Henriette suri 1902. aasta septembris, kuid esimesed 2,5 aastat, mil kuningas kohtus oma teismelise armukesega, oli ta abiellus mees. Isegi enne kuninganna surma muutus Caroline'i roll Leopoldo elus üha raskemini varjatavaks. Kuigi ta lasi tal tavaliselt reisida varjunime all, võttis ta erakordse sammu ja viis ta endaga kaasa kuninganna Victoria matustele 1901 aastal. See samm šokeeris Euroopa õukondi ja põhjustas Brüsselis suurt pahameelt. Kui tema enda kuninganna järgmisel aastal suri, kadusid viimasedki piirangud ning Caroline'i positsioon sai avalikumalt tunnustatud. Iroonilisel kombel maksis see jultunud armukese eksponeerimine Leopoldile kodumaal rohkem populaarsust kui isegi tema jõhkrad kuriteod Kongos, nagu me varsti näeme. Lõpuks sündis neil 2 koos 2 last. 1906. aasta veebruaris sündis poeg nimega Eugène Philippe. Teine poeg, Philippe Henry, sündis 1907. aasta oktoobris. 2 poja sünd muutis suhte veelgi keerulisemaks. Kuigi nad sündisid väljaspool abielu, oli Leopoldi ainus poeg tema esimese naisega lapsepõlves surnud. Ja kuna Belgia seaduste järgi ei saanud naised troonile tõusta, teda ahvatles mõte tunnustada oma poegi suhtest Lacroix'ga, et üks tema lastest võiks teda troonil järgneda. Lõpuks ta seda siiski ei teinud ning kui ta 1909. aastal suri, sai tema järglaseks tema vennapoeg Albert. Aastatel pärast tema naise surma liikusid visad kuulujutud, et Leopold oli salaja abiellunud Caroliniga. See abielu oleks olnud skandaalne isegi siis, kui ta poleks olnud endine kurtisaan ja temast pea pool sajandit noorem.
see oli sellepärast, et sellist liitu peeti morganaatiliseks abieluks, mis tähendab abielu erineva sotsiaalse staatusega inimeste vahel. Kuigi sellised abielud on tänapäeval laialdaselt aktsepteeritud, oodati kuni 20. sajandi keskpaigani, et kuninglikud abikaasad pärineksid teistest kuninglikest perekondadest või kõrgeimast aristokraatiast. Kõike muud peeti dünastilise tava rikkumiseks ja sellele reageeriti tavaliselt ägeda vastuseisuga. Need kuulujutud saavutasid haripunkti 1906. aastal, kui ajalehed üle kogu maailma hakkasid kirjutama, et Leopold oli abiellunud Karoliinaga. Näiteks vahetult pärast 1906 aasta jõule avaldas Uus-Meremaa ajaleht Star temast profiili pealkirjaga Belgia valitseja morganaatiline abikaasa. See vihjas sisuliselt ilma tõendeid esitamata, et pulmad olid juba toimunud, et Karoliina oli juba morganaatilises abielus Leopoldiga ja et ta kavatses oma lapsed tunnustada Belgia troonipärimisjärjekorras. Tegelikult puuduvad tõendid, et selline varajane liit oleks kunagi aset leidnud. Karoliina suutis lõpuks Leopoldi veenda endaga abielluma alles tema elu viimastel päevadel. Püsiv kuulujutt, et nad abiellusid juba 1906. aastal, tekkis siis, kui kuningas andis talle ootamatult pärast nende esimese poja sündi parunes Fonni tiitli. See veebruarikuine tegu oli nii erakordne, et paljud arvasid, et see sai olla vormistatud vaid abieluga. Naaseme peagi Leopoldi elu viimaste päevade juurde, kuid kõigepealt peame vaatama, millistes tegelikes oludes ta 1900-ndatel elas. Sel ajal oli Leopold üks maailma rikkamaid inimesi. See oli tema koloniaalvalduste tõttu Aafrikas. Aafrika koloniaalse jagamise haripunktis sai Leopold 1884. aasta Berliini kongressil kontrolli tohutu Kongo piirkonna üle. Erinevalt sellistest riikidest nagu Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia, kes omandasid tol ajal kolooniaid üle kogu mandri, ei saanud Kongo Belgia kolooniaks. Selle asemel oli see Leopoldi isiklik eraomand, tema enda vald. Järgmise 24 aasta jooksul arendas ta seda intensiivselt kui toorainete nagu kautšuki ja elevandiluu allikat. Tänaseks on tema valitsemise täielik jõhkrus avalikuks tulnud, paljastades, et Leopoldi isiklikud väed tegelesid seal massilise orjapidamise ja õõvastavate tegudega, et maksimeerida tema kasumit. Selle käigus sai ta tohutult rikkaks. Belgias muutus Karoliina peagi väga ebapopulaarseks, kui sai selgeks, et tohutu rikkus, mida Leopold Kongost välja tõi, ei rikastanud riiki, vaid rahastas tema eraelu naisega, kes oli piisavalt noor, et olla tema lapselaps. Karoliinast sai selle rüüste kõige nähtavam kasusaaja. Talle anti Brüsselis suur mõis, mille ülalpidamine ja sisustus maksti kuningliku rahaga ning Prantsuse rivieral asub uhke varjupaik, Villa La Leopolda ja näiliselt ammendamatu rahavool, mis rahuldas kõik tema kapriisid, kui ta kuninga kõrval mööda Euroopat ostlemas ja reisimas käis. Kui Karoliina kurtis, et tema ostureisid Brüsselis jäävad rongigraafiku tõttu lühikeseks, lasi kuningas lihtsalt kiirrongi väljumist tunni võrra edasi lükata, tagades hilisema lahkumise linnakeskusest Larkini, kus tema mõis asus pealinna äärelinnas. Kõik see oli aga vereraha, mis koguti tänu kuritegudele, mida Leopoldi ametnikud Kongost toime panid. Selle tulemusena sai temast peagi tuntud kui Kongo kuninganna. Aastaks 1908 olid need kuriteod Euroopas avalikuks saanud ning Belgia valitsus võttis koloonia temalt ära ja asetas selle oma otsese kontrolli alla. Hoolimata kõigist rikkustest, mida ta oma armukeselt sai, jätkas Karoliine kohtumist oma endise kupeldaja Antoine Emmanuel Duriot'ga. Ta oli talle Brüsselisse järele tulnud ja elas ilmselt seal selle raha eest, mille ta Karoliinelt sai. Mõnikord märgati teda isegi Karoliine majast sisse ja välja käimas ning tema katsed seda varjata, väites, et mees on tema vend, töötasid vaid mõnda aega. Leopold sai peagi aru, et midagi toimub ja tema armukadedus kasvas. Pärast temaga vastasseisu käskis ta kõik vaatetakistused tema maja ja oma lähedal asuva palee vahelt eemandada. Nii sai ta otse üle maa vaadata ja hoida teda ning kõiki, kes julgesid teda külastada, pideva jälgimise all. 1909. Aasta detsembri alguses jäi Leopold raskelt haigeks. Siis 12. detsembril pärast aastaid keeldumist abiellus ta lõpuks Karoliiniga.
Ta suri 5 päeva hiljem 74 aasta vanuselt ja tema järglaseks sai tema vennapoeg Albert. Vaidlus puhkes kohe. Leopold oli korraldanud oma testamendi ja rahalised asjad nii, et enamik sellest pärandati Caroline'ile või paigutati usaldusfondidesse ja varifirmadesse nende 2 poja jaoks, kui nad suureks saavad. Täpsed summat ei ole tänaseni teada, kuid see ulatus tollal peaaegu kindlasti 10 miljonitesse, mis tänapäeva rahas oleks ligikaudu $1 miljard või rohkem. Leopoldi suhted tema esimese abielu tütardega olid aastaid pingelised ning neile jäi kokku umbes 6 miljonit franki. See oli vaid väike osa tohutust varandusest, mille ta oli Kongos toime pandud õõvastavate tegudega omandanud ja tegelikult anti see neile pigem Belgia riigi kaudu kui Leopoldi testamendi alusel. Suri voodil olles keeldus kuningas isegi oma tütardega kohtumast, kuid Carolina oli tema surmahetkel kohal. Kohtuasjad keerlesid kohe pärast Leopoldi surma, kuna tema tütred püüdsid suuremat osa pärandist endale saada. Kuningas Albert püüdis samuti tagasi saada osa sellest, mida Leopold oli oma pikaajalisele armukesele jätnud. Näiteks visati ta välja Villa La Leopoldast Prantsuse Rivieral, mille Belgia uus kuningas võttis tagasi Belgia krooni valdusesse. Carolina muutus nüüd Belgia avalikkuse seas veelgi vihatumaks ja vähemalt 1 korral konfiskeeriti tema tõld ning Brüsseli tänavatel loobiti seda kividega. Ometi näis ta olevat suuresti ükskõikne vaenulikkuse ja oma maine suhtes. Selle asemel abiellus ta Doriaga, kes oli teda aeg-ajalt külastanud kogu selle 9,5 aasta jooksul, mil ta oli Leopoldi armuke. Kumaalisel kombel pärast seda, kui nad olid oma veidrat salasuhet peaaegu 10 aastat venitanud, sai abielust nende suhte lõpp. Abielu läks kiiresti hapuks ja nad lahutasid 1913 aastal. Carolina elas pärast Leopoldi surma ning oma teist abielu ja lahutust külluslikku elu, hoolimata kohtuasjadest ja muudest takistustest. Ta oli pärinud vähemalt $7 miljonit tema varast ja võimalik, et veelgi rohkem. Tänapäeva mõistes tohutu varanduse. Tal oli mitu silmapaistvat kosilast Lääne-Euroopa aadlike seas, kuid ta ei abiellunud enam kunagi. Tema noorem poeg Philip suri 1914 aastal, kuid tema vanem poeg elas pika elu kuni 1984 aastani, kandes Delfureni hertsogi tiitlit. Carolina hilisem elu oli võrreldes 20. sajandi esimese ja teise kümnendiga suhteliselt sündmuste vaene. Ta elas vaiksed ja väga mugavat elu. Mõnevõrra kummalisel kombel otsustas Carolina, kui temaga seotud skandaalid olid vaibunud ja Euroopa oli ta suuresti unustanud, lasta 1930. aastatel oma elust mälestuste raamatu koostada. See avaldati 1937 aastal ingliskeelse pealkirjaga A Commoner Married a King. Baroness de Vaughan jutustas selle Paul Fort'le. Ajaloolased on mälestuste raamatu sisusse üldiselt ettevaatlikult suhtunud, sest paljud Carolina Fort'ile räägitud lood ei pruukinud olla täpsed või olid lihtsalt eneseupitavad. Ta elas üle teise maailmasõja ja suri Edela-Prantsusmaal 12. veebruaril 1948, olles 64 aastane. 1780. lõpus sai kogu Euroopa õukondades kuulsaks Türgis sündinud kurtisaan nimega Sofia Potocka. Mõned aastad varem astus ta suhtesse vürst Grigori Potjomkiniga, oma aja kuulsama Vene väejuhiga, kes oli salaja Venemaa keisrinna Katariina suure abikaasa. Aga kes oli Sofia Potocka ja kuidas sai temast üks Euroopa kuulsamaid kurtisaane? Naine, kellest sai 18. sajandi üks kuulsamaid kurtisaane, sündis suhteliselt tagasihoidlikes oludes. 11. jaanuaril 1760 sündis ta Bursa linnas Loode Türgis, tollase Osmanite impeeriumi aladel. Ta sündis nimega Sofia Klavon. Tema isa oli Konstantin Klavon, Kreeka päritolu kaupmees. Vahetult enne teismeikka jõudmist kolisid Klavonid 1772 aastal Bursast Osmanite pealinna Istanbuli. Tema elu võttis järgnevatel aastatel mitmeid dramaatilisi pöördeid. 1775 aastal suri Sofia isa. Seejärel, aasta hiljem, 1776 aastal, hävis perekonna kodu ühest suurtest tulekahjudest, mis 17. ja 18. sajandil
aeg-ajalt puhkesid ja levisid üle linna tihedalt asustatud elamurajoonide. Vaesuse tõttu tundis Sofia ema Maria nüüd, et tal on sunnitud müüma 2 oma tütart, kellest üks oli Sofia, Poola suursaadikule sultani õukonnas Istanbulis. Karol Boskamp-Lazopolski, Hollandi päritolu diplomaat, kes oli Poola-Leedu ühisriigi teenistuses. Suursaadik oli tuntud kui isik, kes hankis naisi, et saata neid Poola kuninga Stanislaus II Augustuse õukonda Varssavis. Nüüd võttis Boskamp Sofia ja tema õe oma hoole alla, ajutiselt. Nad paigutati tema elukohta Istanbuli lähedal ja neile anti kõrgetasemeline haridus. Näiteks õppis Sofia sellel ajal prantsuse keelt, mis oli tollal Euroopa õukondade lingua franca. See oli sisuliselt koolitus selleks, et ta sobituks 18. sajandi Euroopa õukonna ühiskonda. Just Boskampi hoole olles kohtus Sofia esimest korda Józef de Wittiga, Poola aadlikuga, kes oli samuti Hollandi päritolu. Sofiasse armuunud korraldas ta nende abiellumise 1779 aastal. Ja nad naasid tema kodumaale Poolasse, asudes elama Kamjanetsini lähedale, mis on nüüd osa Lääne-Ukrainast, kuid tol ajal kuulus Poola-Leedu ühisriigi idaäärde. Siin oli Joosep isa juba varem sel sajandil loonud oma võimubaasi, muutes de Witti perekonna silmapaistvaks poliitiliseks jõuks Poola-Vene piiril. 1781 aastal asus noorpaar suurele ringreisile Euroopa pealinnadesse. Alustades Varssavist reisisid nad läände, et külastada Berliini, Viini, Veneetsia, Rooma ja Pariisi õukondi. Just sellel Euroopa reisil pälvis Sofia esimest korda rahvusvahelist tähelepanu. Vaatamata sellele, et Sofia oli pärit tagasihoidlikust perest ja tal puudus kogemus Euroopa aristokraatlikes õukondades kogu nende formaalsuse ja pidulikkusega, kohanes Sofia oma uue keskkonnaga hästi. Varsti hakati teda kõrgelt hindama tema sarmi pärast ja ta sai kuulsaks oma ilu poolest, olles üllatuslikult tuntud fraasi "mu silmad valutavad" poolest. Tänu tema kasvavale kuulsusele kui ühe Euroopa kauneima kurtisaanina hakkas Sofia sel ajal poseerima mitmete portreede jaoks ning see muster jätkus veel palju aastaid. Kõige kuulsama neist maalidest tegi sajandivahetuse paiku Saksa maalikunstnik Johann Baptist von Lampi vanem. Kui nad üle mandri liikusid, astus Sofiaga mitmetesse seksuaalsuhetesse nende külastatud aristokraatlike õukondade silmapaistvate liitmetega. See kulmineerus Pariisis, kus kuulujuttude kohaselt oli tal suhe mitte ühe, vaid 2 Louis XVI vennaga. Need olid Louis Stanislas Xavier, kellest sai hiljem Prantsusmaa kuningas Louis XVIII aastatel 1814–1824 ja Charles Philippe, tulevane Charles X, kes valitses Prantsusmaad aastatel 1824–1830. Pole täiesti selge, millist rahutust need armusuhted tekitasid Sofia ja tema abikaasa vahel. Kuigi Joosep pidi teadma oma naise korduvatest truudusetustest, oli neid 1780. aastatel ja 1790. aastate alguses nii palju. Samamoodi ei ole selge, millist rahutust tema suhted põhjustasid õukondades, mida de Wittid külastasid. Võib-olla pole üllatav, arvestades tema kergemeelsust, et Sofia sünnitas poja Pariisis 1781 aasta lõpus. Pole selge, kas laps oli võitja oma või oli ta sohilaps, ning tundub tõenäoline, et ka Sofia ise ei olnud selles päris kindel. Nii naasidki de Wittid 1782 ünindal aastal Poola koos kahtlase päritoluga imikuga, olles tagasiteel läbinud Austria ertshertsogi valdused. De Wittid naasid Josepi esivanemate koju Kamjanetsisse, kus ta 1785 aastal isa järel piirkonna kuberneriks sai. Nii sai 1780. aastate keskpaigas Sofia Klavon, Türgist pärit veisekasvataja Kataumergenti tütar, sisuliselt kõige silmapaistvamaks daamiks Ida-Poola ja Lääne-Ukraina piiriäälse piirkonna regionaalvalitsuses.
kuid tema kõige kurikuulsam seotus oli alles ees. 1780. aastate teisel poolel astus Poola-Leedu Ühendriik ulatusliku moderniseerimise ja reformide perioodi. See viis lõpuks uue põhiseaduseni riigis aastal 1791. Seda kirjeldatakse sageli kui Euroopa esimest kaasaegset kirjalikku põhiseadust. Ja see põhines teatud määral Ameerika Ühendriikide põhiseadusel. Kuid sama pakiline küsimus Poola-Leedu Ühendriigi jaoks 1780. aastate lõpus oli selle rahvusvaheline positsioon. Poola oli 18. sajandi teisel poolel sisuliselt ümbritsetud mitme palju võimsama riigi poolt. Läänes Preisimaa, edelas Austria ja idas Venemaa. Juba 1772. aastal olid need 3 suurriiki Poola-Leedu Ühendriigilt osa selle territooriumist ära võtnud. 1780. lõpus püüdis Poola-Leedu Ühendriik takistada edasisi sissetunge, sõlmides liidu ühe või mitme neist suurriikidest. Need pingutused keskendusid Venemaale aastatel 1787 ja 1788. Poola-Vene piiril olulise poliitilise tegelasena oli Joosep de Vitar nende läbirääkimiste silmapaistev osaline. Ja Janot nende sündmuste kaudu sattus Sofia kontakti vürst Grigori Potjomkiniga. Vürst Grigori Aleksandrovitš Potjomkin oli Vene riigitegelane ja sõjaväejuht, kes oli Sofiaga kohtumise ajal lähenemas oma 50. eluaastale. Ta oli sündinud keskklassi Vene perekonda ja astus noorelt sõjaväkke. Ohvitserina Peterburis tõusis ta esile 1762 aastal, kui ta mängis olulist rolli riigipöördes, mis tõi Venemaal võimule kuninganna Katariina, kukutades tema enda abikaasa tsaar Peeter III. Potjomkin sai tuntuks 1760. aastate lõpus ja 1770. aastate alguses oma rolli eest Venemaa-Türgi sõjas aastatel 1768 kuni 1774. Selle käigus omandas Venemaa ulatuslikke alasid Krimmi ja Moldova ümbruses. Pärast seda sai ta 1770 aastatel Katariina armukeseks ning Katariina tänas teda teenete eest, andes talle Vene impeeriumi vürsti tiitli. Tundub peaaegu kindel, et tema ja Katariina abiellusid salaja mingil hetkel 1780. aastate alguses või keskel, kuigi see jäi rangelt varjatuks saladuseks. Seega oli Grigori positsioon Venemaas suurem, kui enamik tema kaasaegseid üldse teadis. Ta teenis ka lõunaprovintside kubernerina, mis ulatusid Uurali servadest edelasse Krimmi, Musta mere ja Kaspia mere rannikuni. Tema jätkuv roll selles piirkonnas viis ta kokku Sofiaga. Nende kohtumise otsene põhjus oli seotud Poola-Leedu ühisriigi ja Venemaa vaheliste läbirääkimistega, mille eesmärk oli 1780. aastate lõpus omavahel liituda. Ja 1787. aastal puhkenud uue sõjaga Venemaa ja Osmanite Türgi impeeriumi vahel. Sõja algatasid osmanid, kes olid pahased Venemaa võidu üle 15 aastat varem toimunud konfliktis ning Venemaa täieliku Krimmi annekteerimise pärast 1783. aastal. Nüüd, 1787. aastal puhkesid taas lahingud. Suurem osa lahingutest keskendus Lõuna-Ukrainale, Moldovale ja Poola kagupiirialadele, kus Venemaal ja Osmanite impeeriumil oli ühine maismaapiir. Arvestades Kamjanetsi lähedust rindele, olid Tevitid Poola sõjategevusse tugevalt kaasatud. Tänu oma Türgi taustale usaldati Sofiale mitteametlikult suure osa kolmnurkdiplomaatia korraldamine Poola, Leedu, Venemaa ja türklaste vahel selle konflikti ajal. Vene-Türgi sõda lõppes lõpuks 1792 aastal, kui osmanid said otsustavalt lüüa ja olid sunnitud tunnistama Venemaa ülekaalu Krimmi piirkonnas. Siiski Potjomkin ei eranud selle lõpuni. 16. oktoobril 1791 suri Potjomkin sõjakäigu ajal tänapäeva Vondoe piirkonnas Põhja-Rumeenias. Tema surma põhjuste kohta on esitatud palju teooriaid. Mõned väidavad, et ta mürgitati.
kuid tema surma kõige tõenäolisem põhjus oli haigus, mille põhjustas bronhopneumoonia. Sofia suhe Potjomkiniga näis tema surma ajal veel kestvat, kuigi see oli üldteada. 1791 aasta alguses reisis ta koos vürst Potjomkiniga Peterburi ning seal tutvustati teda avalikult Vene kõrgseltskonnale kui Potjomkini armukest. Pärast Potjomkini surma taandus ta Vene ühiskonnast ja asus taas kindlalt Poolasse elama. Sofia hilisemast elust on vähem teada. 1796. aastal, olles naasnud Poolasse, lahutas Joosef de Wittist. Seejärel abiellus ta 1789. aastal Stanislav Densnei Potolskiga, kes oli Poola vanem aadlik ja Poola-Leedu ühenduse tähtis sõjaväejuht. Sellest abielust pärineb ka tema kõige tuntum perekonnanimi, Potolska. Sofia teine abielu näis olevat ajutiselt stabiilsem kui tema esimene. 1798. aastal sündis poeg nimega Aleksander. Tema sünnikuupäev viitab sellele, et Sofia oli rase enne abiellumist Stanislaviga ning nende abielu viibis vaid seetõttu, et Stanislav oli varem abiellus ja pidi enne Sofiaga abiellumist lahutuse saama. Veel 2 poega sündisid 1800 ja 1805 aastal koos 2 tütrega. Siiski oli Sofia nende aastate jooksul jätkuvalt seotud mitme abieluvälise suhtega. Veelgi vastuolulisemalt sattus tema abikaasa 1800 aastate alguses järjest enam Poola riigi vastu suunatud vandenõudesse. Lõpuks viisid need süüdistusteni riigi reetmises, mille tõttu ta 1840 aastal Poolast põgenes. Ta suri järgmisel aastal paguluses, jättes Sofia 5 väikese lapsega leseks. Ta korraldas nii, et peaaegu kogu oma surnud abikaasa vara läks pärast tema surma tema nimele. Selle tulemusena sai ta 1800 aastate teisel poolel ja kogu 1810. aastatel Poolas elada suhteliselt mugavat elu, kasvatades oma 5 last. Sofia Potocka suri 24. novembril 1822. Ta jäi mõned kuud varem haigeks ja reisis Präisimaa pealinna Berliini, et otsida arenenumat arstiabi, kui tol ajal Poolas saada oli. Seal ta suri novembris 1822. Oma eluajal oli ta tuntud oma ilu poolest ning sellest annavad tunnistust ka mitmed tänaseni säilinud portreed. Tema elu on võib-olla kõige huvitavam selle poolest, et see näitab, kui ulatuslik oli kõlvatuse levik isegi kõrgetasemelistes abielludes, mis valitsesid Euroopa aristokraatlikes õukondades Ancien režiimi lõpus. Siiski on just tema suhe Potjomkiniga see, mille tõttu teda tänapäeval peamiselt mäletatakse. Amy Lyon sündis sepa tütrena Swan College'is Cheshire'is Inglismaal 1765 aasta kevadel. Hiljem võttis ta nimeks Emma Hart, abiellus Sir William Hamiltoniga, kes oli Briti suursaadik Lõuna-Itaalias Napoli õukonnas. Ja hiljem sai temast Horatio Nelsoni armuke, kes oli Suurbritannia silmapaistvaim mereväe komandör Napoleoni sõdade ajal. Ja nende suhe põhjustas hiljem 19. sajandi alguses Briti ühiskonnas skandaali. Naine, kellest sai hiljem üks romantismiajastu kuulsamaid kaunitare Suurbritannias ja Euroopas, sündis 26. aprillil 1765 Swan Cottage'is Nestoni lähedal, Cheshire'is, Inglismaal. Tema isa oli Henry Lyon, sepp, kes kahjuks suri 7 nädala jooksul pärast Emma sündi. Pärit suhteliselt vaesest perest, mille olukorda halvendas isa enneaegne surm, ei olnud Emmal muud valikut kui noorena tööle asuda. See juhtus tema varastes teismeaastates, mis oli üsna tavaline olukord varajase tööstusajastu Suurbritannias enne üldise algkoolihariduse kehtestamist. 12-aastaselt töötas ta teenijannana ja kolis peagi seejärel Londonisse. Järgnevate aastate jooksul töötas ta mitmetel erinevatel ametikohtadel. Teismeliseas muutis ta oma nime Emma Hartiks ja alustas suhet Charles Greville'iga,
kes oli Briti antiigikoguja ja parlamendi liige aastatel 1774–1790. Nende suhe kestis 4 aastat, mille jooksul Emma väidetavalt töötas ka värvika showmehe ja šarlatani James Grahamiga. 1785, nivi aastal lõpetas Greville nende pikaajalise suhte, saates Emma oma onu Sir William Hamiltoni juurde, kes oli tol ajal Briti täievoliline saadik Napoli jõukonnas, kuhu Emma saabus 1786 aastal. Hiljem abiellus Emma Hamiltoniga 1791 aastal ning olles 20. eluaastate keskel naine Napoli jõukonnas, sai temast võõrustaja. Seal kohtus ta paljude Euroopa juhtivate kirjandustegelastega ning temast sai ka paljude portreede objekt, sealhulgas tollaja tuntud portreemaalijate nagu Gavin Hamiltoni, Elizabeth Vigée-Lebruni ja Angelica Kaufmanni töödes. Need kujutasid Emmat vastavat klassikalisele ja mütoloogilisele portreemaalile, sageli selliste tegelastena nagu Medea, Ariadne ja Kleopatra, ning hakkasid tema kuulsust kogu Euroopas levitama. Eriti tuntuks sai James Gilroy kujutis Emmast. Kuid lisaks sellele, et Emma oli lihtsalt kunstiteoste modell, suutis ta ära kasutada oma imiteerimisannet ja ajastu soorollide käsitlust enda kasuks. Näiteks oli ta suurepärane võõrustaja, kes suutis võimukaid mehi võluda. See mängis rolli tema hilisemas suhtes Horatio Nelsoniga. Emma elu Napoli jõukonnas. 1780. aastate keskpaigast kuni 1790. aastate lõpuni kulges kogu Euroopat haaranud suurte poliitiliste muutuste taustal. 1789 aastal kukutas revolutsioon Prantsusmaal kuningas Louis XVI monarhilise valitsuse. Lõpuks järgnenud aastatel see süvenes ja viis Louis hukkamiseni Prantsuse revolutsioonilise valitsuse poolt 1793 aastal. Seetõttu oli Prantsuse Vabariigis saanud praktiliselt kõigi Euroopa suurriikide poliitiline vaenlane, mis olid äärmiselt mures sellepärast, et Prantsusmaal omaks võetud revolutsioonilised põhimõtted võivad häirida nende endi poliitilist olukorda. Seetõttu sattus Prantsusmaa pärast 1789 aasta Prantsuse revolutsiooni puhkemist pidevalt sõtta selliste riikidega nagu Austria, Preisimaa, Venemaa ja eelkõige Suurbritannia. Just selles kontekstis saabus Horatio Nelson 1793 aastal Napoli Bourbonide õukonda. Selleks ajaks oli Nelson Briti kuningliku mereväe juhtiv admiral, kes oli pidanud mitmeid kõrgeid ametikohti Vahemerel. Tema karjäär oli talle rängalt mõjunud. Ta oli saanud ühe silma pimedaks, kokkupõrkes Korsika lähedal vahetult enne saabumist Napolisse. Olles väga kogenud juht nendel vetel, oli Nelsoni ülesandeks 1793 aasta sügisel koguda täiendusi Prantsusmaa ja Euroopa suurriikide vahel uuesti puhkenud konflikti jaoks. See oli alles varajane hetk sellest, mis kujunes laiemaks Vahemere kampaaniaks. Aastatel 1793–1796 toimus pikk merelahingute seeria Briti kuningliku mereväe, mis paiknes Itaalia sadamates ja Prantsuse revolutsioonilise laevastiku vahel Toulon'is Lõuna-Prantsusmaal. Sellest pikaleveninud mereoperatsioonist sõltus Itaalia poolsaare kontrolli pärast peetava võitluse tulemus. See missioon viis ka Nelsoni kohtumiseni Lady Emma Hamiltoniga. Emma tutvustati Nelsonile esimest korda kohe pärast tema saabumist Lõuna-Itaaliasse. See toimus tema rollis Briti saadiku Sir William ehk Lord Hamiltoni abikaasana Napoli jõukonnas. Seega oli Emma abielus, kuid ka Nelson oli abielus, olles abiellunud Fanny Nisbetiga 1787. aastal. Fanny oli pühendunud abikaasa ja kuigi Lord Hamilton leppis peagi Lady Emma ja Nelsoni suhtega, ei aktsepteerinud admiral Nelsoni abikaasa seda kunagi. Lady Hamiltoni ja admiral Nelsoni vaheline tõmme oli peagi ilmne. Hamiltonid kutsusid Nelsoni oma ametliku residentsi peatuma, kui ta viibis Napolis, et koguda toetust Briti tegevusele Vahemerel. Kui ta mõne päeva pärast lahkus, oli selge, et mõlemad olid teineteisele sügava mulje jätnud. Sellega oleks asi võinud piirduda, kuid 5 aastat hiljem leidis Nelson end taas Napolis. Selleks ajaks olid prantslased kogu Mandri-Euroopas üha enam tõusuteel,
sõjaliselt juhtimas geniaalne kindral nimega Napoleon Bonaparte, mees, kellest hiljem sai Prantsusmaa keiser. Kuid samal ajal, kui Bonaparte võis maismaal domineerida, oli Nelson tolle aja suurim mereväekomandör, mida kinnitas tema monumentaalne võit prantslaste üle Niiluse lahingus 1798 aasta augustis. Tagasi üle Vahemere reisides peatus ta 1798 aasta septembri lõpus Napolis. Lady Hamilton võis tõepoolest olla šokeeritud Nelsoni muutunud välimusest. Ta oli oma esimesest külastusest saadik kaotanud parema käe ning aastad merel olid teda enneaegselt vanandanud. Hamiltonid võtsid ta Napolis oma külaliseks ning peagi tekkis 33-aastase Emma ja 40-aastase admiral Nelsoni vahel tõsine suhe. Lord Hamilton otsustas, võib-olla mitmetel mitte just kõige selgematel põhjustel, oma naise truudusetusele nende külalisega silma kinni pigistada. Tundub tõenäoline, et Hamilton oli viljatu ning süütunne, et ta ei suutnud Emmale lapsi anda, võis olla üks põhjus, miks ta oli valmis lubama oma naisel selle suhtega jätkata. 1798 aasta novembriks olid Briti ajalehed saanud teada Nelsoni armuloost Itaalias. Edaspidi olid Lady Emma ja tema juba kuulus armuke Inglismaal pideva meedia tähelepanu all. Mõned nende teod tekitasid lihtsalt juhuslikku huvi, kuid enamik Briti kõrgseltskonnast oli šokeeritud. See kinnisidee selle paari suhtes muutus järgnevatel aastatel ainult tugevamaks, kui nii nemad kui ka Lord Hamilton kõik Inglismaale tagasi pöördusid. 1799. Aastal toimus Napolis rahva ülestõus, mis viis lõpuks selleni, et Napoleon määras sinna uue Prantsuse kuningliku perekonna. Kui need sündmused arenesid, hakkasid paljud Briti saatkonna ja Briti kogukonna liikmed, kes olid sinna tekkinud 1790. aastate vahelduvate sõdade ajal Prantsusmaaga, tagasi Suurbritanniasse suunduma. Kui nad jõudsid 1800. aasta novembris Londonisse, tekkisid kohe pinged ühelt poolt Nelsoni, tema armukese ja Lord Hamiltoni ning teiselt poolt Nelsoni abikaasa ja laiema perekonna vahel. Kõik asjaosalised teadsid sellest suhtest juba enne nende naasmist Suurbritanniasse, kuid kolmikute tegelik füüsiline kohalolek Inglismaal tekitas pingeid, mida enam ei saanud kergesti eirata. See süvenes veelgi, kui Nelsoni abikaasa Fanny sai kiiresti aru, et Lady Emma ootab Nelsoni last. Erinevalt Emma abikaasast Lord Hamiltonist ei oleks ta kunagi vabatahtlikult seda suhet aktsepteerinud. Rahu säilitamiseks kolis Nelson elama oma naise ja pere juurde, samal ajal kui Hamiltonid elasid eraldi mitmel Londoni aadressil. Kui Fanny esitas Nelsonile ultimaatumi, valida tema või Lady Emma vahel, sundis see teda otsust langetama. Vahetult enne mereväeteenistusse naasmist, 1801 aastal alustas ta ametlikku lahuselu menetlust Fannyga, mis oli 19. sajandi alguses palju haruldasem tegu kui tänapäeval. Veelgi enam, 1801 aasta jaanuari lõpus sündis Nelsoni ja Emma tütar. Nad panid talle nimeks Horatia. Kuna Nelson viibis sel ajal välismaal aktiivses mereväeteenistuses, oli Emma hakanud Inglise kõrgseltskonda meelitama, püüdes võita avalikku arvamust enda ja Nelsoni kasuks. Tähelepanuväärne on, et see võis veelgi enam Londoni kuulujutte õhutada. Ühel tema seltskonna üritusel armus Walesi prints, tulevane kuningas George IV, Lady Emmasse, kuigi tema püüdlustest ei tulnud midagi välja. Sellel sügisel korraldas Nelson Emma soovitusel Merton Place'i maja Wimbledonis ostmise, kus nad nüüd koos elasid, avalikult. Lady Emma, Lord Hamilton ja admiral Nelson pärast tema naasmist Inglismaale. Kui 1802 aasta märtsi Amiensi leping tõi sõja Suurbritannia ja Prantsusmaa vahel taas, kuid lühiajaliselt lõpule. Lord Hamilton suri 1803 aasta aprillis, mis lõpuks vähendas mõningaid kriitikaid, mida Londoni seltskond jätkuvalt nende kolmekesi koos elamise kohta esitas. Kuid Lady Emma ja admiral Nelson ei saanud nautida tavapärasemat abielusuhet, sest Lord Nelson elas Hamiltonist vaid 2 aastat kauem. Nelson, mees, kes oli oma mereväekarjääri jooksul nii palju vigastusi saanud, suri lõpuks ühe tagajärjel 1805. aastal. Rahu.
Suurbritannia ja Prantsusmaa vahel kestis pärast Amiensi lepingut vaid 1 aasta. 1803. Aasta mais puhkes niinimetatud kolmanda koalitsiooni sõda, kus Suurbritannia, Venemaa, Rootsi ja Austria ühendasid jõud Prantsusmaa ning tema Euroopa satelliitriikide, sealhulgas Itaalia ja Hispaania vastu. Üks Napoleoni peamisi strateegiaid selles taas alanud konfliktis oli katse tungida Suurbritanniasse. Kuid selleks pidi ta tooma Prantsuse mereväe, mis paiknes peamiselt Vahemerel läbi Gibraltari väina põhja poole, La Manche'i väina. Kui seda 1805. aastal prooviti, anti Nelsonile ülesandeks selle operatsiooni takistamine. 21. novembril alistas Briti kuninglik merevägi Nelsoni juhtimisel Trafalgari lahingus Edela-Hispaania ranniku lähedal ühinenud Prantsuse-Hispaania laevastikku. Ükski Prantsuse sissetungivägi ei saanud nüüd enam Prantsusmaalt Suurbritanniasse liikuda, kuid Nelsoni kõige hiilgavam võit jäi tema viimaseks. Ta sai lahingu käigus raskelt haavata ja suri vaid 3 tundi hiljem. Emma oli murest murtud, kui uudis Inglismaale jõudis. Ta jäi mitmeks nädalaks leinast voodisse, kuid pikemas perspektiivis tuli tegeleda Nelsoni testamendiga. Briti riik oli otsustanud Lady Emma võimalikult palju kõrvale jätta. Admiraali vara jagamisel ning Nelsoni enda soovil, et tema maad ja varandus jagatakse õiglaselt ja võrdselt, Emma ning tema seadusliku perekonna vahel ei pööratud tähelepanu. Emma sai 2000 naelase väljamakse, Mertoni maja ja 500 naela suuruse aastamakse. Kuid kuna Mertoni ülalpidamiskulud olid sellest aastamaksest palju suuremad, sattus ta peagi rahalistesse raskustesse. Lisaks sai 500 naela suurune aastamakse Nelsoni perekonnaga uueks kohtuvaidluse objektiks. Selle tagajärjel oli ta 1808 aastaks üle 15 000 naela võlgu ning katsed Mertoni müüa ebaõnnestusid. Kogu selle loo kulminatsioon saabus alles 1812 aastal, kui Lady Hamilton vangistati lühikeseks ajaks, kuna ta ei suutnud oma suuri võlgu tasuda. Järgnevate aastate jooksul järgnes rida terviseprobleeme. Lõpuks kogusid sõbrad veidi raha, mis võimaldas Lady Emmal ja tema tütrel Horatial põgeneda Prantsusmaal asuvasse Calaisse. Siiski suri ta siin vaid aasta hiljem, 49 aasta vanuselt, olles oma elu lõpus üha enam langenud alkoholismi ja rasvumise küüsi. Traagine lõpp naisele, keda kunagi kogu Euroopas tunti tema ilu kujutavate portreede poolest. Siiski on ta hästi meeles ka tänapäeval, olles 20. sajandil olnud paljude raamatute, laulude ja filmide teemaks. Kõige märkimisväärsemad on 1973 aasta film Rahvuse otsing, kus mängisid Glenda Jackson ja Peter Finch, ning Susan Sontagi 1992 aasta romaan Vulkaani armastaja, romantiline lugu. Suur tänu kõigile, et vaatasite seda videot nende mõistatuste kohta. Loodan, et pidasite seda huvitavaks. Andke mulle kommentaarides teada, mida arvasite otseülekandest. Kui teil on ka ettepanekuid, andke neist samuti allpool kommentaarides teada. Kas soovite rohkem kogumikke või piisab, kui see on vaid kord kuus? Igatahes andke allpool kommentaarides teada ja loodan, et olete tellinud minu kanali ning pannud teavitused peale, et saaksite kõik minu videod kohe, kui need üles laen. Igatahes, see on kõik minu poolt, nii et näeme teid kõiki järgmises unustatud elude osas. Aitäh!